Ja täna hommikul vaatame siis ka inglitrompeteid. Kõik on toodud keldrist sisse ja nende areng on natukene erinev. Ma mõnda ei ole julgenud peaaegu üldse kasta, näiteks seda külmagrupi oma, sellepärast, et ta vars või tüvi nägi selline väga kortsus välja ja see tegi mind murelikuks, sest ma ei olnud kindel, kas ta on äkki imenud ennast vett täis ja juba on mädanema läinud, aga tuleb välja, et ei ole. Tal on ilusad lehed peal ja vot nüüd on tegelikult see, et võib juba natukene talle vett panna, kuigi hetkel ta on jah täiesti kuiv ja ta on olnud juba toas vist oma 3 nädalat, aga ta lihtsalt esialgu ei andnud mitte mingit elumärki. Aga näitan siin ka mingid teisi, sellepärast et mis asja minu käest hästi tihti küsitakse on see või öeldakse, et taim on talvega ära surnud. Tegelikult on nii, et neil tekivad mingisugused kohad, mis tõesti talvega ära surevad. Ja see tuleb lihtsalt ära lõigata siin. Mul ongi siin see varre osa ära lõigatud. Ja teine kasvatab kõrvalt uue ladva endale. Siin all on näha ka teisi. See osa nüüd on täiesti ära pehkinud, aga samas see känd annab juba uusi noori taimi. Nii et tegelikult mitte enne väga palju tagasi lõigata, kui te ei tea, mis toimub. Siin on minu Smart, kes see aasta talvitus miski pärast väga kehvasti. Ja siit ongi näha, et kõik see osa on tal läbi kuivanud. Aga ma ei ole mitte midagi teinud ja lihtsalt ootan ja ootamine on ennast ära tasunud, sest et see osa on kõik ilus ja ta jätkab siit oma kasvamist, et lihtsalt säilitada rahu ja vaadata, kus kohast talle hakkab see elu peale, et see ei pruugi olla sellest osast, aga ärge visake oma taimi kohe minema, et ma iga aasta siin peaaegu ütlen, et mõni taim alustab palju hiljem, näiteks siin, ma ei näe mitte ühtegi noort rohelist alget peale ühe või lille ja lihtsalt ootan edasi. Et tasub alati oodata. Kõigepealt vaatame, kus kohast tal elus on, kus kohast ta edasi minema hakkab ja seejärel alles kärbime siis neid põhiotsi. Aga need, kes on kasvama juba hakanud, no need on juba väga suured ja väga ilusad. Nii et nende jaoks on juba täiesti hooaeg avatud.